Tere, hea toetuse saaja! Minu nimi on Kadri Matteus ja koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega valmistasime need videod sinu abistamiseks riigihangete läbiviimisel. Me keskendume just diskrimineerivatele või piiravatele hanketingimustele. Need on riigihangete seaduse alusel keelatud ja nende tuvastamise korral võidakse rakendada ka finantskorrektsioone summas 5–25%. See on üpriski suur määr, mistõttu on väga oluline, et hankijad, kui nad saavad Euroopa Liidu toetusi enda projektide elluviimiseks, hoiduksid piiravate või diskrimineerivate tingimuste sätestamisest. Kuna selliste tingimuste sätestamise põhjuseks on sageli teadmatus, puudub arusaam, et mingit konkreetset tingimust võidakse kvalifitseerida kui piiravat või diskrimineerivat, siis olemegi teinud need videod, et tutvustada sulle, millised tunnused on diskrimineerivatel hanketingimustel. Ehk siis, kuidas neid hõlpsamini ära tunda ja seetõttu ka vältida selliste tingimuste kasutamist enda planeeritud riigihangetes. Ja anname teile ka siis soovitusi pigem, et kuidas neid tingimusi sõnastada viisil, mis ei oleks diskrimineeriv ega piirav. Seega, kui te soetate asju, teenuseid või ehitustöid ja seda Euroopa Liidu rahastuse toel, siis olge valmis selleks, et mingil ajahetkel teie projekti kulgedes hakatakse teie projekti auditeerima. Ja tõenäoliselt küsitakse teilt selgitusi, põhjendusi teatud tingimuste kohta ning olge valmis siis esitama neid selgitusi ja põhjendusi. Liigume edasi konkreetselt diskrimineerivate ja piiravate tingimuste juurde. Aga kõigepealt tahaksin teile tutvustada Euroopa Liidus kehtivaid 4 põhivabadust. Me nimetame neid justkui ühisturu 4 nurgakiviks. Need on asjade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. Ja ka riigihankes ei tohi neid vabadusi kuidagi piirata. Jah, eksisteerib küll erandeid, aga suures plaanis neid 4 põhivabadust ei tohi piirata ka riigihangetes. Eksisteerib küll erandeid, aga reeglina me nendest eranditest siiski lähtuda ei saa. Nagu ma juba ütlesin, diskrimineerivad tingimused võivad kaasa tuua finantskorrektsiooni määra 5–25%. See on väga suur protsent. Ja selle tõttu on oluline teada, et riigihanked reguleerivad Euroopa Liidu direktiivid ja riigihangete seadus. Need direktiivid ongi üle võetud meie riigihangete seadusesse ja kõige olulisemad põhimõtted ja nõuded riigihanke läbiviimisel tulenevadki riigihangete alastest õigusaktidest. Ja need nõuded, mis on läbivalt kehtivad igas riigihankes, olenemata summast, olenemata selle riigihanke esemest, mida hangitakse, olgu see koolimööbel, koolimaja, mingi tunneli ehitus, silla ehitus, uued vormirõivad. Olenemata ka mis summast, nagu ma ütlesin, on oluline teada neid põhimõtteid. Ja need põhimõtted on esiteks riigihanke läbipaistvus, kontrollitavus ja proportsionaalsus, pakkujate võrdne kohtlemine, konkurentsi efektiivne ärakasutamine, konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine ning rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine. Diskrimineerivate tingimuste keeld tuleneb nende põhimõtete kontekstis võrdse kohtlemise põhimõttest. Ja võrdse kohtlemise põhimõte on riigihangete kvintessents, kui nii võib öelda. Ehk see kõige põhilisem, mida alati peab järgima. Ja kodakondsuse põhine diskrimineerimine on isegi üks selline keeld, mis tuleneb Euroopa Liidu aluspõhimõtetest. Nagu ma enne ütlesin, asjade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. Ehk siis ei tohi diskrimineerida teisest liikmesriigist pärit pakkujaid võrreldes näiteks Eesti pakkujatega. Ja selline diskrimineeriv tingimus ongi siis üks viis, kuidas hankijad võivad kas kogemata või tahtlikult rikkuda pakkujate võrdse kohtlemise põhimõtet. Milline võib üldse olla diskrimineerimine? See võib olla, nagu ma enne mainisin, kodakondsuse põhine, mis riigihanke ettevõtjate kontekstis tähendab selle ettevõtja asukohariigi põhist diskrimineerimist.
näiteks Eesti ettevõtjate eelistamist Läti, Soome, Portugali või Saksamaa ettevõtjate ees. Aga diskrimineeritakse mõnikord ka näiteks toote või teenuse baasilt, mida hangitakse. Näiteks antakse eelis mingile konkreetsele tootele või teenusele, mida suudab pakkuda ainult üksainus pakkuja. Ja nagu ma juba olen pakkujate võrdsest kohtlemisest rääkinud, hankija peab sisuliselt kohtlema kõiki pakkujaid võrdselt. Aga kes on need pakkujad, keda peab võrdselt kohtlema? Esiteks, ta peab kohtlema võrdselt kõiki pakkujaid Eestis, Euroopa Liidu liikmesriigis, samuti Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või mõnel juhul ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihanke lepinguga ühinenud liikmesriigis. Nendest viimastest, kes kuuluvad Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihanke lepinguga ühinenud riikide hulka, me väga täpselt selles videos ei räägi. Ehk siis, kui me räägime pakkujate võrdsest kohtlemisest, siis me peamiselt mõtleme Euroopa Liidus asetsevaid pakkujaid või Euroopa majanduspiirkonnas. Samamoodi nagu Eesti ettevõtjatel on võrdne võimalus osaleda riigihangetel Saksamaal, on ka Poola ettevõtjatel võrdne võimalus osaleda Eesti riigihangetel. Ja see ongi, mis muudab meie Euroopa Liidu ühisturu niivõrd atraktiivseks. Et ongi võimalik pakkuda oma piiriüleseid teenuseid, nii Eestis pakkuda, Saksamaal, Poolas, kõik on võimalik. Et hankijad ei tohiks mingisuguseid diskrimineerivaid sätteid luua. Et välismaa ettevõtjal võib küll olla keerulisem osaleda Eesti riigihankel. Kuna ta võib-olla ei tea päris täpselt Eesti meie kombeid siin, täpselt kuidas meil õigusaktides on ette nähtud dokumentide esitamine, nende vormistamine, kuid õiguslikult võttes peaks olema välismaa ettevõtjal täpselt sama lihtne osaleda Eesti riigihangetel, kui seda on Eesti pakkujatel. Mingeid õiguslikke takistusi riigihanke tingimuste näol ei tohiks välismaa pakkujatele seada. Kokkuvõttes, hankija peab kohtlema kõiki ettevõtteid võrdselt ega tohi tekitada põhjendamatuid takistusi konkurentsile. See ei tähenda, et hankija ei tohiks üldse mingeid piiranguid hankedokumentides seada. On ju arusaadav, et hankijad ei soovi oma lepingupartneriks, kelle tausta ei ole mitte kuidagi võimalik kontrollida või kes ei ole võib-olla kordagi seda teenust varem osutanud kellelegi või kellel puuduks igasugune pädevus sellise töö tegemiseks või kellel ka puuduvad näiteks vastavad tooted, mida hankija soovib. Küll aga need piirangud, mida hankija seab, peavad kõik olema riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud. Diskrimineerivaid tingimusi võib leida sealjuures riigihanke dokumentidest nii kvalifitseerimistingimuste hulgast, vastavustingimuste hulgast, hindamise kriteeriumitest kui ka lepingutingimustest. Ja olenemata sellest, kus nad täpselt paiknevad, on siiski oluline järgida, et nad ei oleks diskrimineerivad ega konkurentsi põhjendamatult piiravad. Sest et see ongi kõige põhilisem. Kui tingimused takistavad põhjendamatult pakkuja ligipääsu sellele riigihankele, kui samal ajal näiteks mõnel teisel pakkujal on see võimalik, siis ongi suures plaanis tegemist diskrimineeriva tingimusega. Ja praeguste õppevideotega me käimegi etapiviisiliselt läbi. Kõigepealt kvalifitseerimistingimused, mis võivad olla diskrimineerivad. Seejärel viskame pilgu peale vastavustingimustele, mis on seatud pakkumusele endale. Ning kolmandaks lepingutingimustest, mis võivad olla diskrimineerivad. Ja anname ka endapoolseid soovitusi, kuidas selliseid tingimusi vältida ning loodetavasti on need videod teile suureks abiks.